Täna vaatame, kuidas lahendada ühe tundmatuga lineaarvõrrandit. Kõigepealt pane vihikusse kirja ka võrrandi neljas omadus, milleks on võrrandi liikmeid võib viia ühelt poolt teisele poole, muutes nende märgid vastupidiseks. Ja jutt on siis, et võrdusmärgist ühele poole ja teisele poole. Näiteks, kui on 2x miinus 3 võrdub 4x pluss 5. Ühelt poolt teisele poole tuleb siis viia nüüd arvud niimoodi, et sellest võrdusmärgist siin vasakul pool oleksid x-idega liikmed ja paremal pool oleksid ainult arvud. X-iga, aga võib-olla ka Y-iga, need nimetame neid siis tundmatuga liikmed. Ja teisel pool võrdusmärki on lihtsalt arvud. Naturaalarvud, ilma X-ita või Y-ita. Nii, mis me siin siis nüüd teha saame? Meil on miinus 3 on vasakul pool ja see tuleks viia ära paremale poole. Ja vasakul pool on 4x, mis tuleks viia võrdusmärgist vasakule poole. Need arvud, mida me ei liiguta 2x kuhugi ja me ei liiguta 5 kuhugi, siis need jäävad samaks. 2x on vasakul pool, sinna ta ka jääb. Nüüd 4x tuleb paremalt poolt vasakule poole. Kui ta siin paremal pool on pluss 4, ta on positiivne arv, siis kui ta siit võrdusmärgist läheb teisele poole, muutub ta miinus 4x. Nii, x-iga tundmatuga liikmed, x-iga liikmed said meil nii-öelda ära tõstetud. Paremal pool on pluss 5. See ei muutu, kuna ta on siin ja me teda kuhugi ei tõsta. Võrdusmärgist teisele poole me teda ei tõsta. Nüüd tuleb see miinus 3 vasakult poolt ära tuua paremale poole. Kui ta vasakul pool on miinus 3, siis paremal pool muutub ta pluss 3. Nii et me tõstsime võrrandi liikmeid ühekaupa ühelt poolt teisele poole ja muutsime nende märgid. Pluss 4x muutus miinus 4x ja miinus 3 muutus pluss 3. Nii, edasi vaatame nüüd, kuidas lahendatakse võrrandit. Nii, ja alustame siis esimeseks näiteks, võtame kõige lihtsama tehte, milleks on 9x miinus 2 võrdub 25. Nii, esimene punkt siin võrrandi lahendamise juures on see, et ma kasutan võrrandi neljandat põhiomadust ehk ma hakkan nüüd liikmeid sorteerima. Paneme siia sorteerin liikmed. Ja nii nagu võrrandi põhiomadus sulle ütleb, siis x-iga liikmed ehk tundmatuga liikmed on sul paremal pool võrdusmärki
X-iga liikmed on vasakul pool võrdusmärki ja ilma X-ita liikmed on paremal pool võrdusmärki. Ehk hetkeseisuga on meil -2 vale koha peal ja me tõstame ta ära teisele poole. Ülejäänud me ei muuda, järelikult jäävad nad samaks. Vasakule poole jääb 9x võrdub, nii paremal pool on 25 ja vasakult poolt tuleb juurde +2. Punkt 2, mis tuleb teha, kui sul on liikmed sorteeritud, siis punkt 2 on see, et ma koondan sarnased liikmed. Kuna sa punktis 1 sorteerisid liikmeid, siis sa sorteerisid nad niimoodi ära, et vasakule poole jäid ühesugused liikmed ja paremale poole jäid ühesugused. Vasakul pool meil kokku võtta sarnaseid liikmeid ei ole. Siin ongi 9x. Aga paremal pool on meil sarnasteks liikmeteks 25 ja 2. Nüüd tuleks see kokku liita, 25 + 2, saame 27. Kolmandaks punktiks tuleb kasutada nüüd võrrandi kolmandat põhiomadust, kus me võime võrrandi pooli korrutada või jagada ühe ja sama arvuga. Ja siin me kasutame seda jagamise osa ehk jagame või jagan võrrandi mõlemad pooled tundmatu ees oleva arvuga. Tundmatu ees oleva arvuga. Nii, ja praegu on meil tundmatu ees olev arv 9, siis ma jagan läbi 9-ga. 9x jagan 9-ga saan 1x ja 27 jagan 9-ga saan 3. Nii, sain, et x on võrdne 3-ga. Nii, nüüd ma teen kontrolli. Kontrollin, kas mu see x võrdub 3 on õige lahend. X võrdub 3. Kas see on mul õige lahend? Võrrandi paremal pool on mul 25. Võrrandi parem pool on võrdne 25-ga. Ja nüüd mul jääb üle kontrollida, kas vasak pool ka tuleb mul 25. Ehk siis võrdusmärgist parem pool, võrdusmärgist vasak pool. Vasakul pool on mul 9x miinus 2. 9x miinus 2. Ja nüüd ma võtan selle 3 ja asendan siia x-i asemele. Ehk siis 9 korda 3 miinus 2. 9 korda 3 on 27, miinus 2 ja on 25. Ja sain ka, et mu vasak pool on võrdne 25-ga. Järelikult mu vasak pool on võrdne parema poolega ja see x võrdub 3 sobib siia võrrandi lahendiks. Nii, teine näide. Võtame nüüd natukene raskema näite. Üheksa y-it miinus 4 võrdub 2 y-it miinus 25. Ja täpselt samamoodi alustad sa punkt 1, sorteerid ära liikmed. Kõigepealt vaatad sa ära, mis sul siin nii-öelda valel pool on. 2 y-it on paremal pool, aga tema koht oleks vasakul pool. Ehk see tuleks tuua siiapoole. Ja miinus 4 on vasakul pool, tema koht oleks paremal pool. Ja need arvud, mida sa ei liiguta, need jäävad samaks.
9 y-it ja nüüd ma toon selle pluss 2 y-it ära vasakule poole ja muutub miinus 2 y-it. Võrdub. Paremal pool on mul miinus 25 ja vasakult poolt tuleb juurde see miinus 4, aga kui ma tõstan ta võrdusmärgist üle, muutub ta pluss 4. Punkt 2. Koondan sarnased liikmed. Sarnased liikmed on mul nüüd siin 9 y-it ja miinus 2 y-it. Võtan need kokku. 9 miinus 2. Saan 7 y-it. Võrdub miinus 25 pluss 4. Miinus 21. Koondasin sarnased liikmed. Võtsin ühesugused kokku. Punkt 3 ütleb sulle, et jagan võrrandi mõlemad pooled tundmatu ees oleva arvuga. Hetkel on mul tundmatu ees arv 7, siis ma jagan mõlemad pooled 7-ga. 7 y-it jagatud 7-ga on 1 y ja miinus 21 jagatud 7-ga on miinus 3. Nüüd tuleks teha kontroll, kas see y võrdub miinus 3 sobib lahendiks. Nii, kontroll. Nüüd on mul y-i väärtus miinus 3. Võtan kõigepealt võrrandi parema poole. Parem pool. On mul 2 y-it miinus 25. Y on mul miinus 3. Järelikult teen ma tehte 2 korda miinus 3 ja miinus 25. 2 korda miinus 3 vastus on miinus 6. Miinus 6 miinus 25 on kokku miinus 31. Nüüd ma võtan võrrandi vasaku poole ja teen samamoodi. Mul on seal 9 y-it miinus 4. Panen y asemele miinus 3. 9 korda miinus 3 ja miinus 4. 9 korda miinus 3 on miinus 27 ja miinus 27 miinus 4 on miinus 31. Mul tuli vasaku poole ja parema poole arvutuse vastused ühesugused. Järelikult mul on vasak pool võrdne parema poolega ja see y võrdub miinus 3 sobib mul võrrandi lahendiks. Nii, edasi. Kolmas näide. Võtame nüüd jälle natukene raskema. Nüüd on sul võrrandis sulud, siis punkt 1, mis sa teed, on see, et avan sulud. Nii, avan sulud. Korrutan esimese sulu liikmed läbi 4-ga, kuna sulgude ees on 4. 4 korda 2 y-it, 4 korda miinus 3. Saan 8 y-it miinus 12. Võrdub. Teise sulu ees on 2. Korrutan 2 korda 3 y-it ja 2 korda miinus 8. 6 y-it miinus 16. Nii, mul on sulud avatud ja näen samasugust tehet, nagu oli eelmises võrrandis. Järelikult punkt 2, mis ma teen, on seesama, mis ma tegin eelneva võrrandi juures esimese punktina. Ehk ma sorteerin liikmed. Sorteerin liikmed. Nii, ja mul on siin jälle miinus 12 on valel pool ja 6 y-it on valel pool. Tõstan need ümber. 8 y-it, nüüd see 6 y-it tuleb tõsta võrdusmärgist ära vasakule poole, muutub ta miinus 6 y-it. Võrdub. Siin pool on mul miinus 16, miinus 12 on valel pool.
ta tuleb vasakult poolt viia ära paremale poole. Kui ta vasakul pool on -12, siis paremal pool on ta